kui me viime tähelepanu kõhu liikumisele, mitte täispuhumisele ja tühjaks surumisele, siis hakkab diafragma liikuma. Aga kui me seda tähele ei pane, siis on meil lühike hingamine siin üleval nende rangluude all. Ja see tähendab seda, et hingamine ei ole elus olemiseks, terve olemiseks piisav. Elus saab olla, aga terve olemiseks ei ole seda piisavalt. Nii et me õpetame pikka hingamist, et see hingamine oleks allapoole ja vabastaks ka ühe väga olulise sellise jääkaine kehast, mida me nimetame jääkõhuks, kopsuala osadest. Kui diafragma ei liigu, siis kopsuala osades olev õhk praktiliselt seisab seal. Me kanname endaga kaasas midagi, mida üldse vaja ei ole. Ja selline pikk teadvustatud hingamine on jooga hingamine, see ei ole igapäeva hingamine. Aga see oskus rahustada oma närvisüsteemi maha on viia kiire, lühike, agressiivne või piiratud hingamine pikemaks, ühtlasemaks, rahulikumaks ja terve keha rahuneb ja meel rahuneb. Ja sealt edasi tulevad paremad otsused ja vähem segadust elus. Nii et hingamine on seotud elukvaliteediga.